Oleme täna Drifti meediapäeval, et tuua teile järgnevalt selle hooaja driftisündmused, mis hakkab Drifti võistlusspordi hooajal nüüd toimuma edasi, sellest räägib meile Kristjan Salmre. Tere, mina olen Kristjan, olen driftikorraldaja, olen seda teinud juba 16 aastat. Järgmine driftivõistlus siis on Põhja-Euroopa meistrivõistlused Pärnu ringrajal, Porsche ringil. Kui te arvasite, et Soomes Driftmastersil olid suured kiirused, siis kui te tulete nüüd Pärnusse, siis meil on sisenemiskiirus sama, mis seal oli kõige kiirem kiirus. Pärnu võistlusel on oodata meil kogu Eesti, Läti ja Leedu paremik, just nimelt Leedu meistrivõistlused toimuvad seal samal ajal. Meil toimub 3 klassi, Street klass on täitsa omal rajal, Pro 2 ja Pro sõidavad suurel rajal, Pro 2 natuke lühema rajaga ja Pro siis täispikalt, täiskiirusel. Kiirus võib küündida kuni 160 km tunnis tandemis. See saab olema päris vägev värk. Ja kui nüüd me oleme seal Porsche ringil ära käinud, teinud selle Nessi driftivõistluse ära, siis on Eestis veel tulemas uuesti superfinaalid. Superfinaalid on septembri keskel, superfinaalides vana hea kuidas me ütleme siis kava. Kõigepealt kõik 3 klassi võistlevad omavahel ilusti ära ja siis tuleb superfinaalid, kus kõikide klasside top 8 saavad omavahel mõõdu võtta. Selle aastaga on meil väike muudatus, ei toimu kahjuks kehalasüritus, kuna kehala jäi meie jaoks natukene väikseks. Kollisime Raassilda. Raassillas on samuti Night Race ja see saab olevat üliäge. 2025 aasta autoürituseks oli Drift Factory Matsuri. Minu kõrval on selle korraldaja Birgit. Birgit, räägi meile, mis on Matsuri? Matsuri on festival. Nii nagu see sõna jaapani keeles kostab ka meie keeles, see on driftifestival, millega me siis üritame edasi anda seda nii-öelda meelelahutuslikku poolt tervest driftivaldkonnast. Seal on pikad autorongid, palju show'd, palju melu, natuke teistsugusemad autod, kui me võistluspildis näeme, mis loobki selle üldise visuaali. Ma arvan, et see on Matsuri. Milliseid sõitjaid siin oodata on? Sinna on oodata igast võistlusvaldkonnast, ka Driftmastersilt, aga põhilise osa sõitjatest paneb ikkagi tänavaklass, hobiautod, kes ehitavad autosid enda tarbeks, oma endast huvist ja need on siis põhiline kontingent. Kas Matsuri rada on klassikaline driftirada, nagu me oleme seda varasematel aastatel näinud? Laias laastus jaa, me kasutame analoogseid rajaformaate, küll aga üks rada on meil ringrada, mida me driftis nii palju võib-olla ei näe, nii et natuke vana, aga natuke uut ka. Kas on veel mingid erilist show'd oodata sellel aastal? Jaa, meil on tulemas 2-rattalised, kes teevad huvitavaid trikke ja vigureid ja palju mänge ja ikka see meie show on need autod, kes rajal on 10 pluss autot autorongis ja ma arvan, et see on juba see, mis paneb sellele show'le ilusa punkti. Kevin, räägi meile, kuidas sul on läinud Driftmastersi hooaeg? Driftmastersi hooaeg on läinud edukalt. Niivõrd-kuivõrd tegelikult, et on ka tagasilööki olnud kõige suurem neist siis Hispaania, kus tehnilise katkestamise tõttu top 32 kaotasime, ehk siis esimeses tandemis, kus kaotasime väga palju punkte. Aga selline on paraku see tehnikasport, et kui seda poleks olnud, siis üleüldiselt on ju olnud head tulemused, et poodiumi kohta ka ja ikkagi endiselt oleme seal tipus, et 3 etappi on jäänud ja vaatame, mis siin teha annab veel. Milline võistlusrada on siiani olnud kõige keerulisem? Kõige keerulisem rada, ma ei teagi, ma ütleks, et need rajad on kõik omamoodi keerulised ja omamoodi tehnilised, aga me oleme piisavalt hea meeskond ja analüüsime piisavalt palju asju, et nii-öelda kõige raskemat rada kui sellist ei ole, et kui sa ikkagi sõidad tipptasemel, siis sa pead kohanema kõikide radadega ja seda juba 2 ringiga. Räägi meile oma meeskonnast, kui suur on see meeskond ja keda on vaja võistlustele kaasa võtta, et seal üldse hästi hakkama saada? Meeskond on meil üsna suur, meeskond on peaaegu 10 liikmeline, kes meil käib igal etapil kaasas, igal mehel on oma ülesanded, kes tegelevad autoga, kes tegelevad meediaga, kes ainult video reelsidega, mis lähevad Instagrami, siis on silmad väljaspool autot, ehk siis spotter, mida kõik driftimaailmas teavad, sõitjat loomulikult vaja
ja kogu see meeskond on päris suur, kes meil käib võistlustel, ainult võistlustel kaasas, pluss siis see, mis tegelikult telgitagustes toimub, et see on veel suurem, et ilma nende abikäteta oleks üsna keeruline seda kõike üksinda hallata. Järgmine Riia etapp, kuidas valmistusid, kas te ikka Eesti radadel trenni selleks? Ei teinud, meil ei olnud väga palju aega selleks valmistuda, sest et meil 2 nädalat tagasi alles oli ju eelmine etapp Soomes. Tulime tagasi, tegime auto korda, meil olid mõningad asjad, mis vajasid tähelepanu peale seda Soome etappi ja üleüldiselt on simulaatoris sõidetud ja Riia rada on ikkagi kodufännid, nii et loodame head tulemust. Riias tavaliselt millegi pärast seda tulnud ei ole, alati on mingi aga olnud, aga seekord loodame head tulemust ja teha kõik Eesti fännid õnnelikuks. Minu kõrval on Kevin Luige, kes 3. Pro2 klassi etapil saavutas 2. koha. Räägi, Kevin, kuidas sul Taugapil siis läks? Taugapil siis läks meil väga hästi, sellepärast et meid oli ju seal 44 tükki ja sealt välja tulla 2. kohana oli meeletult hea töö meie poolt, tiimi poolt. Täna nagu veel näha on, siis auto on igalt poolt tegelikult veel remontimata, tegime tehnilise poole korda, aga peame nüüd natuke enne pärnutada veel ka väliselt lakkuma ilusamaks. Räägi, kuidas Taugapilsi rada on võrreldes Eesti võistlusradadega? Taugapilsi rada on tegelikult hästi väike ja ta on siuke platsidrift tegelikult, parkladrift põhimõtteliselt nagu siin Suurralli taga praegu. Et seal on ju ka laias pildis, me sõidame 8 ja sisenemine on siuke lihtsalt pikem, aga ei oskagi nagu võtta, see aasta oli seal meeletult mingi ilmastikutorm oli, muudel aastatel on olnud just vastupidi, et seal on olnud siuke 30 kraadi, õhk ei liigu, autod lähevad keema ja selles see aasta nagu oli ilm mõnes mõttes parem, mõnes mõttes halvem. Järgmine etapp, kus sõidad on Pärnus, kuidas valmistud? Nagu ma just eelnevalt mainisin, siis auto välimuse kallal on vaja veel natuke toimetada, et mõned sponsori logod peame uued panema ja siin täna natukene tegime rattaga kontakti vastu autot, et teeme sponsori logod korda ja lähme võistlust tulla. Ja meie jaoks ei ole tähtis, et see auto oleks ka perfektne, sellepärast et nagu teada on, drift on ju kontaktale.